Tervitused! Mul on ääretult hea meel, et te sellele ettepanekule saate oma müügialaseid küsimusi ja probleeme ja väljakutseid. Tuli ääretult palju e-maile. Tõenäoliselt ma tänases videopostituses ei jõua kõike neid käsitleda, siis käsitlen edasi. Aga alustame kohe asja algusest. Esimene kiri, mis mulle saadeti, on siis see, et minu peamine väljakutse on müüa ja tänasel kui ka eilsel päeval probleem seisneb selles, et ma kohe mitte ei taha seda teha. Kui sa kohe mitte ei taha seda teha, siis järelikult tuleb valida mingisugune teine amet. Ega tõesti, kedagi ei saa ju vägisi müüma sundida. Hobust sa võid vee äärde hobuse viia, aga sa ei saa teda sundida jooma. Saab nad meelitada jooma, jah? Nii, teine küsimus puudutab eksportmüüki. Eksportmüügi puhul kliendi ootamatus reaktsiooni ületamine. Ehk siis, mis mõttes keegi võtab ühendust Eestist? Nagu väga hea. Et kui me helistame Eestist, me ei pea ju häbenema oma riiki. Me ei ole kusagil, me ei helista kusagilt Aafrikast. Me helistame ikkagi antud juhul Euroopa Liidust. Ja siin on kindlasti väga palju argumente, mis räägivad ka Eestis tootmise kasuks. Tootmise oma hind on langenud, kulud on langenud, töökulud on langenud, mis tähendab seda, et tegemist on tunduvalt konkurentsi võimelisema situatsiooniga kui varem. Personaalse kontakti võtmise julgus ja motivatsiooni leidmine. Noh, come on. Kui sa täna kontakti ei võta, siis homme leiba ei ole. Et eks ta on, see on täpselt samamoodi nagu no võib-olla toome paralleeli näiteks spordi tegemises. Et alati leiab ju põhjendusi, et miks mitte jooksukingasid jalga tõmmata, õues on halb ilm, tuul. Aga kui sa oled need jooksukingad või tossud jalga tõmmanud, lähed jooksed, siis sa oled juba lainel. Lähed järgmine kord parema meelega. Samamoodi on ka müügiga. Esimesed korrad on raske, aga järgmised korrad tõenäoliselt su kompetents ja kogemused kasvavad. Nii et harjutada. Klientide passiivsus ning hämamine. Miks kliendid hämavad? Eks nad hämavad sellepärast, et nad ei näe enda jaoks asjas mitte mingisugust kasu. Kõige lihtsam võimalus on öelda ju ebahuvitavale müügipakkumisele, et ma mõtlen järele, võid helistage mulle mingisuguse 2 nädala pärast, võid saatke mulle pakkumine, võtame ise ühendust. Aga asja võtmesõna või ühine nimetaja on see, et klienti ei huvitanud antud juhul konkreetne pakkumine. Ja siis hakkabki see nii-öelda palli veeretamine määramatus suunas. Sa pead tegema oma pakkumise huvitavaks, intrigeerivaks, oma müügilähenemised põnevaks ja siis väheneb ka hämamine. Väga palju meie kliente täna hämab ka sellega, et nende eelarves ei ole vahendeid, nendel ei ole raha. Väga sagedasti ma julgen arvata, et 2/3 juhtudel kindlasti on tegemist puhtate ettekäändega. Kui ikka inimene näeb reaalset kasu, kui sa näeksid reaalset kasu, et sa paned krooni sisse ja saad näiteks 1,5 või 2 tagasi, või näiteks paned krooni sisse ja väldid suure hulga raha kadu sellega, siis sa ilmselt leiaksid ka vahendid. Ehk võtmesõna on see, näidata välja kliendi kasu värvikalt, värvikirevalt. Mitte puust ja punaselt, vaid minu pärast süsinikkiust ja kollasena nagu on sõiduauto Lamborghini näiteks, jah? See kõlab väga raamatutarkusena näita kliendi kasu, aga paratamatult me saame enamus müügiõnes on sellised toote ja teenuse kesksed. Püüa seda siis ole ja vältida. Nii, lähme siis järgmise küsimuse juurde. Me tegeleme kodusaparaatide müügiga. Käime toodet kodudes esitlemas. Aastaid tagasi ei ole mingi probleeme müüa 5-10 aparaati kuus, kuid praegusel ajal üsnaga siis põhiargument on masu ja nii edasi. Ja selle suhteliselt mitte väga pika meili resümee on siis see, et nii kui asi müügi peale läheb, hakkab see masu jutt pihta. Ehk siis kardetakse, et homme ei ole enam töökohta ja sellepärast ei julge soetada, kuigi väga tahaks seda aparaati. No selline tüüpiline ostupohmell ehk siis
nagu ma aru saan ka siit sellest meilist, need kliendid, kellega suudan praegusel ajal lepingut teha, ütlevad selle lepingu 90% juhtudel hommikuks üles. Ma olen nõus. Täna on selline tühistamiste hulk on väga suur. Ja mis on see motivaator või ajend, mis ajendab inimesi siis tühistama juba vastu võetud otsuste? Eks ikka see samane hirm ja ebakindlus tuleviku ees. Meil on juba siin aastapäevad sisendatud, et see sügis ja talv ja järgmised pool aastat on väga raske. Ja kui selline pidev sugestioon tuleb igast meilikanalist, siis loomulikult inimesed hakkavadki arvama, et ongi väga raske. Kuigi tegelikkuses on väga paljud ettevõtted ja väga paljud inimesed istuvad tunduvalt suurema rahahunniku otsas kui võib-olla kunagi varem, aga lihtsalt ei julgeta kulutusi teha. No mida selles olukorras soovitada? Tuleb müüa ja tuleb leppida sellega, et ära tühistamiste hulk on suur. Ega täna selleks, et saada lepingut, tuleb meil 4, 5, võib-olla isegi kohati 10 korda rohkem tööd teha. See on paratamatus. Ja see selekteerib välja ka loodusliku valiku või äritarvinismina nõrgemad tegijad. Ikkagi, kui inimene näeb kasu, kui ta näeb selles asjas kasu, siis ta tõenäoliselt ostab. Kui ma näeksin asjast kasu, ma näen, et see kodus seade aitab mul vältida mingid allergiad või aitab mul kodu hoida puhtana ja maksetingimused on ka piisavalt paindlikud, siis ma ei tea, kas ma täna ostaksin. Võib-olla tõesti ma ei ostaks ka. Ja. Me ei saa süüdistada kliente. Olukord on selline, peab leppima sellega ja tuleb arvestada tõesti, et tühistamiste arv on päris suur. Kui ma leian mingisuguse hea idee, kuidas neid canceldamisi elimineerida, ma kindlasti kirjutan sulle, sina Jalmar, kindlasti kirjutan sulle ja mõtlen selle peale.